Kristus on üles tõusnud, ta on tõesti üles tõusnud. Armsad sõbrad, ülestõusmispühale järgnevat pühapäeva nimetatakse vana tava järgi valgeks pühapäevaks. Eks kogu see nädal ole üks valge nädal, tehtud valgeks, säravaks, kirkaks meie õnnistegija Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Ta on meile kinkinud uue elu alguse ja igavese elu lootuse. Tõsi, praegu, kui ma seda jutlust salvestan, on keskpäev aga üsna hämar, aprillikuu on muutlik, küllap see päike ka tuleb, küllap tulevad ka soojad päevad, aga palju olulisem kui see väline päike ja väline soojus on see valgus ja see rõõm, mis säravad meie südames, kui me usume, et Issand on surma, patu, kaduvuse ja kurja võitnud ning meidki oma poja Jeesuse Kristuse ristisurma ja surnuist ülestõusmise läbi uueks teinud. Meie tänane evangeelium, me leiame selle Johannese evangeeliumi eelviimasest 20. peatükist, võtab selle ülestõusmisnädala, selle valge nädala kokku. Või õigemini ta märgib selle esimese päeva ja selle viimase ehk 8. päeva, jutustades meile, mis siis juhtus, mis toimus nende kahe pühapäeva õhtul, ülestõusmispäeva õhtul ja siis nädal aega hiljem. See on küllaltki pikk tekst, aga ma loen selle tervikuna ette, sest et see on just tänaseks päevaks, selleks pühapäevaks kõige sobivam, kõige parem tekst, kuna ta viib meid täpselt nende ülestõusmisnädala sündmuste keskele. Niisiis Johannese evangeeliumi 20. peatükist alates 19. salmiga võime lugeda. Kui nüüd sel samal nädala esimesel päeval oli õhtuaeg ja seal, kuhu jüngrid olid kogunenud, olid uksed lukus, sest nad kartsid juute, tuli Jeesus, jäi seisma nende keskele ja ütles neile, rahu teile. Kui ta seda oli öelnud, näitas ta neile oma käsi ja külge. Siis said jüngrid rõõmsaks Issandat nähes. Jeesus ütles nüüd neile taas, rahu teile. Nõnda nagu Isa on läkitanud minu, nõnda saadan ka mina teid. Kui ta seda oli öelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile, võtke vastu püha vaim. Kellele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud. Kellele te patud kinnitate, neile on need kinnitatud. Aga Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, 1/12, ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Teised jüngrid ütlesid nüüd talle, meie oleme näinud Issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Seejärel ta ütles Toomale, pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas talle, minu Issand ja minu Jumal. Jeesus ütles talle, kas sa usud sellepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole
sellesse raamatusse kirja pandud, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. See kirjeldus on minu arvates väga elav ja väga kõnekas. Alates nendest väikestest detailidest, mida Johannes nii ausalt meiega siin jagab. No näiteks, et Jeesuse jüngrid kartsid, nad olid hirmul juutide ees ja sellepärast olid nad koos lukus uste taga. Nii ülestõusmispäeva õhtul kui ka veel nädal aega hiljem, siis kui nad olid juba Jeesust kui ülestõusnud näinud ja temaga kõnelnud. Nad olid ikka veel hirmul, nad olid ikka veel lukus uste taga. Võib-olla kuni 4 pühapäevani, kuni selle päevani, mil Jumal valas välja oma püha vaimu nende peale ja nende sisse ja kõik muutus, nii et nad tulid sealt lukus uste tagant välja ja kuulutasid julgelt evangeeliumi, kuulutasid ja tunnistasid ristilöödud ja ülestõusnud Jeesusest kuni märtri surmani. Aga ülestõusmispäeva õhtul ja nädal aega hiljemgi olid nad hirmul ja lukus uste taga. Küllap nad olid ka segaduses, küllap nende sees oli palju küsimusi, neil olid mingid kahtlused, mingid kõhklused, küllap seal oli kas vähemal või rohkemal määral ka uskmatust või vähemalt usu nõtrust. Küllap seal oli ka hirmu mitte ainult juutide ees, vaid hirmu või häbi ka issanda enda ees, kelle juures nad olid põgenenud, kui ta kinni võeti, keda vähemalt üks nendest oli salanud, see üks, kes oli kinnitanud, et läheb temaga koos surma, Peetrus. Me teame, Johannese evangeeliumi viimases peatükis kohtub Peetrus või kõneleb Peetrus 4 silma all Jeesusega ja Jeesus väga leebelt tuletab talle seda salgamist meelde, küsides Peetruse käest 3 korda, kas sa armastad mind? Need uksed, mille taga jüngrid istusid, olid lukus ja mingil kombel olid veel lukus või kinni peetud ka nende silmad, nende kõrvad, nende meelmõistus, võib-olla koguni nende südamed. Kui Jeesus tuli läbi nende lukususte või nendest lukusustest hoolimata, siis ta tuli sinna sellesse kambrisse, kus jüngrid koos olid, aga küllap see on märka sellest, et kui ka meie südamed, meie hinged võivad olla kinni või meie silmad peetud, meie meel ja mõistus, meie uskumise võime justkui halvatud või lukku pandud, siis see ei takista Jeesusel meie juurde tulemast. Ta tuleb, sest ta suudab, ta võib ja ta tahab. Ta tuleb, sest ta armastab. Ja nii läkitas ta viimaks oma jüngrite peale ka 4 pühal selle püha vaimu anni, mis vabastas jüngrid igasugusest hirmust ja segadusest. Ka tänases evangeeliumis me kuulsime, kuidas Jeesus puhub oma jüngrite peale ja annab neile püha vaimu, annab neile seeläbi missiooni, ülesande jätkata seda tööd, milleks tema siia maailma on tulnud. Ta läkitab, ta saadab oma jüngrid nii, nagu isa tema oli läkitanud. Milleks? Selleks, et kuulutada pattude andeks andmist ning uut ja igavest elu kõigile neile, kes usuvad. Aga nagu me näeme, jüngrid ei olnud selleks veel päriselt valmis. Nad olid hirmul, nad olid lukus uste taga. Ja sellepärast, kui Jeesus nende juurde tuleb, siis ta tervitab neid kõigepealt rahu sooviga. Rahu olgu teile.
Jeesus näeb nende südamesse, näeb nende rahutust, näeb nende kahtlusi ja hirmu ja ta annab neile seda, mida nad kõige rohkem vajavad. Ta kingib neile rahu. Kui Jeesus ütleb rahu teile, siis tema, kes on rahu kuningas, tõepoolest ka annab seda. Ja see rahu ei ole mitte lihtsalt kaitstus kellegi vaenu eest, vaid see on eeskätt seesmine rahu, meelekindlus, julgus, tasakaal. See, et sa tunned, et nüüd on kuidagi kõik hästi. Isegi kui ma kõigest aru ei saa, isegi kui väliselt ei olekski justkui midagi muutunud, uksed on endiselt lukus ja põhjust hirmu tunda on endiselt päris palju hirmu või segadust või kahelda, nõutuses olla, aga midagi on siiski teistmoodi. See, mis on teistmoodi, on, et Issand on tulnud ja on öelnud rahu teile. Ja nii ütleb ta meile kõigile. Need sõnad on mõeldud meile kõigile. Ükskõik, mis meie elus parajasti ka toimub, ükskõik, kus me parajasti oleme, kuhu me võib-olla oleme isegi peitu pugenud mingi hirmu või ebakindluse pärast, need sõnad on mõeldud ka meile. Rahu teile, võime siia ka lisada, ärge kartke. Need sõnad, mida Jeesus ütles nii sageli, ärge kartke. Ärge kartke, mina olen maailma ära võitnud. Jah, maailmas on teil ahistust, aga mina olen maailma ära võitnud. Mina annan teile rahu ja sellise rahu, mida ei maailm ega keegi teine või teile anda. Mina annan teile tõelise rahu, ütleb Issand, ja see rahu toob kaasa teadmise, et olgu olud missugused, kõik on hästi, sest me oleme Issanda käes hoitud. Me oleme hoitud selle sama Issanda kätes, kes ei kohkunud tagasi andmast ennast kuni lõpuni. Me oleme nendes samades kätes, mida ta nüüd näitas oma jüngritele. Ta näitas neile oma käsi ja külge. Mida nad seal nägid? Muidugi nad nägid tema haavu, neid haavamärke, tema kannatuste, tema surma märke. Ja kui nad neid nägid, siis nad said rõõmsaks, sest nad taipasid, nad olid veendunud, et see on tõesti nende Issand, seesama Jeesus, kes oli nende ees surnud ja kes on nüüd üles tõusnud, nagu ta oli tõotanud, aga nagu neil oli olnud nii raske uskuda. Ta näitab neile oma käsi ja külge. Jeesus tõusis üles kirgastatud ihuga. Seal ei oleks pidanud neid haavajälgi olema, aga nad olid. Sest nendega Jeesus kinnitas oma jüngreid, aga nendega julgustab ta meid kõiki teadmises, et tema armastus on mõõtmatu. See on nii suur, et ta ongi võtnud oma ihusse igaveseks ajaks need haavamärgid, mis ühelt poolt kõnelevad meie patust ja ülekohtust, aga teiselt poolt veelgi enam tema armust ja halastusest, tema andeks andvast ja kõike võitvast armastusest. Kui palju Jeesuse jüngrid kõigest sellest tolle ühe hetkega aru said, seda me ei tea. Aga meile öeldakse, et nad rõõmustasid, nad said täis rõõmu Issandat nähes ja nad kuulutasid seda ka Toomale, kes ei olnud tollel hetkel koos nendega. Meie oleme näinud Issandat. Milline rõõm. Rõõm nii tema ülestõusmise pärast kui ka sellepärast, et ülestõusmise järel oli ta tulnud nende juurde. Sest ta armastas neid. Sest ta armastab meid kõiki ega taha olla kaugel mitte ühestki meist, vaid vastupidi tahab, et meie võiksime olla alati ja igavesti koos temaga. Ja need haavajäljed tema kätes ja küljes on selle kinnituseks. Kinnituseks sellest, et mitte miski ei saa meid tema armastusest lahutada.
Nagu öeldud, üks jüngritest, Toomas, ei olnud tollel õhtul koos teistega, tollel ülestõusmispäeva õhtul. Võiksime öelda, ta oli juhuslikult kuskil mujal. Aga ma olen päris kindel, et see ei ole mitte juhus, vaid see on Jumala juhtimine, jumalik ettehooldus. Ja tegelikult me võiksime öelda, et see Toomas siin, meile öeldakse, et tema hüüdnimi oli Kaksik. Tegelikult see nimi Toomas ise ka tähendab kaksik. See Toomas tegelikult kehastab meid kõiki. Just nimelt selles, mida ma ennist ütlesin ka teiste jüngrite kohta. Meie seesmises ebakindluses, meie kõhklustes, meie küsimustes või koguni segaduses, meie nõutuses, meie kahtlustes, isegi meie usu nõtruses või koguni uskmatuses, Toomas, see kaksik, see ehk kaksipidi mõtlemisega mees, nagu me võiksime seda hüüdnime samuti mõista, ta kehastab mingil kombel meid kõiki. Vähemalt nii, nagu me oleme aeg-ajalt oma küsimustega ja oma kahtlustega, oma kõhkluste ja oma usu nõtrusega. Toomas on mingil kombel kogu inimkonna kehastus. Pärast seda, kui inimene oli Jumalale selja pööranud ja pidanud minema rändama, ei tea kuhu, välja sellest imelisest paigast, mille Jumal oli tema jaoks loonud. Inimkond on olnud nagu Toomas kuskil ära, kuskil eemal. Mitte seal, kus on tema issand, kus on tõeline õnn, tõeline rahu ja tõeline rõõm. Nii nagu need jüngrid, kellele Jeesus ennast ülestõusnuna näitas, leidsid rahu ja rõõmu. Me kõik oleme olnud eemal, kuskil ära. See, et Toomas nüüd tagasi tuleb ja Jeesus ta tema kahtlustest ja kõhklustest ja segadusest ja ebakindlusest ja uskmatusest terveks teeb. See kõneleb meile sellest, et Jeesus on tulnud, et meid kõiki just sellest terveks teha. Et teha meid terveks kõigist nendest haavadest, mida patt on meile löönud, nii meie ihusse kui meie hinge. Tema haavad, meie eest ristil kannatanud ja surnuist üles tõusnud issanda ja õnnistegija Jeesuse Kristuse haavad on need, mis ravivad meid meie patu, kahtluste ja uskmatuse haavadest. Nii nagu Jeesuse sõnad, Jeesuse kutse Toomale tulla ja vaadata ja puudutada tema haavu, ravisid tema terveks, Tooma terveks, tema kahtlustest ja uskmatusest. Jumala poeg on tulnud selleks, et päästa meid kõiki, kes me oleme olnud eemal, oleme olnud ära. Päästa meid kõiki, kes me oleme olnud ilma Jumalast ja temas peituvast elu ja igaviku täiusest. Ta on tulnud meid päästma, terveks tegema, meid tagasi tooma. Toomas nägi oma issandat, ta nägi tema haavu. Me ei tea, kas ta tegelikult neid puudutas. Jeesus küll ütleb, et tule siia, ulata oma või siruta oma sõrm, pista oma käsi minu külje sisse. Aga meile öeldakse, et Toomas vastas talle seepeale sõnadega minu issand ja minu Jumal. Võib-olla ta puudutas. Piltidel enamasti kujutatakse seda nii. Vahel on Toomale koguni prillid ette pandud selleks, et ta paremini näeks. Me ei tea, kas ta tegelikult puudutas, aga me teame, et ta mõistis, et ta sai vabaks, et ta sai puhtaks, et ta tõusis üles oma kahtluste ja uskmatuse surmaunest, et elada uut elu. Ja ta tunnistas sellest. Nende sõnadega
millega ükski teine jünger ei olnud veel Jeesusest tunnistanud. Mitte ainult minu issand, vaid ka minu Jumal. Jeesus Kristus on meie issand ja meie Jumal. Ta on inimeseks saanud Jumal, kes ongi tulnud selleks, et meid päästa kõigest sellest, mis meid muserdab, mis meid maad ligi rõhub. Päästa meid ka meie hirmust mitte ainult inimeste vaenu ees, vaid veelgi enam hirmust kaduvuse ja surma ja hukatuse ees. Ta on tulnud, et meid üles tõsta. Meid, kes me oleme maad ligi, et anda meile uus ja igavene elu. Ta on tulnud, et kinkida meile samasugune usk, nagu oli Toomal. Või võib-olla veelgi suurem usk. Me unistame vahel sellest, et kui küll meiegi oleksime võinud olla nende hulgas, kes nägid Jeesust oma ihusilmadega. Kui me oleksime võinud elada tollel ajal, kui Jeesus siin maa peal käis ja tegutses. Küll me siis oleksime uskunud, küll me siis oleksime teda õigel viisil kummardanud ja austanud ja temast tunnistust andnud. Aga me muidugi ei tea seda. Neid, kes Jeesust nägid, oli palju rohkem kui neid, kes temasse uskusid ning kes ta oma issandaks ja oma Jumalaks tunnistasid. Ja Jeesus ütlebki, et tegelikult ei ole meid mitte millestki ilma jäetud. Vastupidi, meile on antud rohkemgi veel kui Toomale ja teistele apostlitele. Jeesus ütleb, et õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Õndsad võime öelda veelgi õndsamad kui Toomas, kes tookord Jeesust nägi, võib-olla ka puudutas ja kummardas ja ta oma issandaks ja Jumalaks tunnistas. Kui meie teeme seda sama ilma teda ihusilmadega nägemata, siis me oleme õndsad. Nagu öeldud, võib-olla veelgi õndsamad. Meie usk on võib-olla veelgi suurem. Tõsi, ma ei tahaks kedagi siin innustada oma usku kellegi teise usuga võrdlema või usu suurust mõõtma. Aga nende sõnade peale mõeldes tasub olla tänulik. Me võime tõesti teada, et meid ei ole millestki ilma jäetud. Meil ei ole antud sugugi vähem ja meile ei ole tõotatud sugugi vähem. Ja sellepärast me võime olla kindlad, et kuigi me praegu ei näe, siis Jumal ei ütle, et me ei näe mitte kunagi. Jeesus ei ütle, et need, kes ei näe, on õndsad, kui nad usuvad, aga näha ei saa nad mitte kunagi, vaid vastupidi, me usume, et me saame näha. Siis, kui me jõuame sinna taevasesse kirkusesse, siis me saame teda näha. Ja see, mida me siis näeme, see on kujuteldamatult suurem ja imelisem, kui isegi see, mida suutis oma ihusilmadega näha Toomas, kui ta Jeesuse oma issandaks ja oma Jumalaks tunnistas. Mitte, et Jeesuses oleks tollel hetkel olnud vähem issandat ja Jumalat kui siis, kui meie teda näha saame, vaid ihusilmadest, meie praeguse ihusilmadest ei piisa tegelikult Jumala ja meie õnnistegija Jeesuse Kristuse tõelise kirkuse ja tõelise olemuse nägemiseks. Kõige suurem asi, mille inimene patulanguses kaotas, oligi Jumala vahetu ja tõelise nägemise võime. Ja see antakse meile tagasi. See on midagi nii imelist, et tõepoolest me ei suuda seda praegu kujutledagi, aga kord me saame näha. Me võime sellest saada aimu, kui me mõtleme selle peale, kuidas me reageerime siis, kui me näeme siin maailmas midagi tõeliselt kaunist ja ilusat. Milline vaimustus meid siis täidab, milline hämmastus, milline rõõm, milline rahu ja harmoonia tunne. Just nimelt seesama tunne, et kõik on kuidagi seletamatul kombel hästi. Aga see, mida me seal näha saame, ületab selle kõik mõõtmatult. Praegu me ei näe, me usume, aga Jumal, Jeesus Kristus kiidab meid õndsaks. Kord me saame näha ja see on midagi imelist. Kõige tähtsam on see, et me
praegu kasutaksime seda võimalust, mis meile on antud. Avaksime ennast usus temale, kes on tulnud selleks, et meid õndsaks teha, et meid päästa, et meile igavene elu kinkida. Nii nagu Johannes ütleb oma evangeeliumit kokku võttes meie tänase evangeeliumi lugemise lõpul, et me usuksime, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et meil uskudes oleks elu tema nimes. See elu, millest Johannes siin kõneleb, on midagi enamat kui lihtsalt füüsiline olemas olemine, nii nagu me tunneme seda praegu. Ja igavene elu on midagi märksa enamat ja imelisemat kui lihtsalt selle praeguse elu lõputu jätkumine. Milline see elu täius on, nagu ma juba mitu korda olen öelnud, me ei suuda seda praegu ettegi kujutada. Aga Jumal on selle meile tõotanud ja Jumal on selle meile kinkinud. Selles samas õnnistegijas Jeesuses Kristuses, kes on meie eest ristil kannatanud ja surnud ning kes on surnuist üles tõusnud, ennast ihulikult oma apostlitele näidanud, aga ennast oma püha vaimu läbi ka meile ilmutanud. Tema, kellesse uskudes ka meil on tõeline ja igavene elu.